Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Miks on moes lasta teha vereanalüüse omal käel ja mida nende numbritega pärast peale hakata? Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on siin doktor Sergei Saadi. Tere, Sergei! Tere! Väga paljudele vaatajatele sa ilmselt tutvustamist ei vajagi, sest sotsiaalmeedias on väga palju klippe üleval, kus sa oled igasuguseid terviseandmeid ja teaduslikke uurimusi nagu analüüsid ja räägid neid niimoodi inimestele hästi arusaadavas keeles, et aitäh sulle selle eest, need on väga põnevad. Aga ma küsiksin natuke veel selle kohta, et sa oled lõpetanud Volgogradi meditsiinikooli ja oled täiendanud Tartu Ülikoolis ennast, et kuidas sa nii head eesti keelt räägid? Eesti keelega algul oli väga raske, siis kui ma Eestisse kolisin 15-16 aastat tagasi. Ja siis ma pidin veel töötama erinevates kohtades, hotellis ja siis tehases lautöölisena, sest pidin õppima. Ja siis nii läkski õppisidki ära? Tasakesi, jah. Nii tore. Et see vereanalüüside andmine on selline minu jaoks kahetine teema, et ma lähen poodi nagu kaubanduskeskusse ostma midagi ja seal kõrval on selline uks, kus ma saan sisse minna ja oma vereanalüüsi hakata andma, et mis hea pärast? Mida sina sellest asjast arvad? Ma iseenesest ei näe sellest midagi. Halba sellest näeb riiklik meditsiinisüsteem, sest analüüsid ja meditsiinilised teenused on muutunud laialt levinud teenuseks, mida inimesed tunnevad muret oma tervise pärast. Et just nagu teadlikkus tõuseb ja inimesed üritavad olla rohkem oma elu ja tervise peremehed ja selline suhtumine erineb sellest, mis on varem olnud ja millega on arstkond ära kohanenud. Et arst kirjutas välja, siis sina lähed ja teed, muidu sina ei tee midagi. Paternalistlik lähenemine, aga sellest ikkagi seda enam ei tule kindlasti tagasi. Ja pigem tulla vastu patsientidele ja pigem olla nende suhtes mõistev ja selline empaatiline arusaada, mis nendele teeb muret alles siis, sa saad aru, miks see patsient teeb ühte või teist asja, sest öelda talle, et võtta valuvaigistit valu vastu või see analüüs on normi piirides, see ei tähenda patsiendi jaoks mitte midagi. Ta tahab olla kindel, et tal on peas kindlad mõtted, sellepärast alati on hea peegeldada ja küsida patsiendil, mida sa ise sellest arvad või kas sul on peas aga mida mina üldse sellest arvan, mul puudub igasugune haridus. Just. Mul on kohe see tõke tekib mul siin. Täpselt. Muidugi, kui sa käid arsti juures vastuvõtul ja sul ei valuta mitte midagi ja sa soovid anda mingit profülaktilist vereanalüüsi, siis arsti ülesanne ongi aru saada, kust tuleb soov anda profülaktiline vereanalüüs. Kas su sõbranna jäi haigeks või aga tal ei olnud sümptomeid ja järsku lihtsalt avastati 3. astme vähk või mis iganes, mingi taust peab olema, et ma saaksin aru, kuidas ma saaksin sind aidata oma teadmistega. Muidugi siin võib olla ka näiteks ChatGPT või mingi muu soovitaja nii-öelda sulle. Seesama naabrinaine, kes andis kolesterooli analüüsid ja tal olid mingid numbrid korrast ära, aga see sinu kontekstis ei pruugi mitte midagi tähendada, sest te olete absoluutselt erinevad inimesed. Sinul võib olla sama kõrge kolesterool kui sellel naisel, aga tema riskide juures see number võib olla nii kriitiline, nii ohtlik, aga kui sul riskitegureid 0 või 1 10 asemel võrreldes temaga, siis sinu jaoks see kolesterooli tase ei tähenda mitte midagi. Mingi iseärasus või mingi stressi olukord, sest kolesterool tõuseb kas kroonilise või ägeda stressi korral, mingid muud
situatsioonid, nii et aga selles olukorras, kui ma olen ikka veendunud, et mul on vaja seda kolesterooni analüüsi ja arst ütleb, et tema ei tee, sest nad ei ole huvitatud nende analüüside tegemist, siis ma lähen ikkagi tipp sinna ja teen ise. Ma ei näe selles ka midagi halba, aga lihtsalt keegi peab sulle seda arusaadavas keeles tõlgendada, üritada seostada taas mingeid sinu probleeme, tervisemuresid või kahtlusi, kas selle analüüsi või muu analüüsiga. Seda teenust ka mõni labor pakub, näiteks laboriarsti konsultatsiooni sa võid tellida. Aga kahjuks ma olen näinud, ei taha midagi halba öelda, aga lihtsalt minu arvates ei täida see absoluutselt seda funktsiooni, sest need paketid, kus öeldakse, et me teeme. No ütleme nii, pakett iseenesest võib olla päris hea. Nii. Ja näiteks ma ei tea, sportlase pakett ja mehe pakett. Ja küpse naise pakett ja mis iganes südame pakett ja mõned paketid on päris head, mis on kokku pandud ja erinevad pakkujad seda, need pakuvad. Aga seda tuleb alati hinnata inimese kontekstis. Vastuvõtule võib tulla, näiteks, ma ei taha sinust rääkida, sa oled päris hea näide, päris halb näide. Mina olen halb näide. Halb näide. Miks ma halb olen? Tundub, et sul ei ole ülekaalu aga näiteks võib võtta mingit hästi ülekaalulist meest, kes mingi kontoritöötaja, siis talle kingitakse mingi 45+ mehe tervisepaketi analüüs ja siis ta käib ära, kontroll ja siis ta käib ära ja avastataksegi, et tal on näiteks, ma ei tea, kõrgenenud kolesterool, aga tema maksanäitajad on normi piirides ülemisel piiril, tema eesnäärmenäid normi piiris ülemisel piiril, tema veresuhkur normi piirides ülemisel piiril ja nii edasi. Ja millist teavet ta saab, et tal on ainult kolesterool kõrge ja peabki kolesterooli ravima. Vaatamata sellele, et ta kaalub 110 kilogrammi, ta ei tee sporti, ta ei maga. Selge see, et tal on kindlasti juba rasvastunud maks. Selge, et tal on, kui me läheme veel kaevame natuke sügavamale, siis me avastame tal hulgaliselt igasuguseid põletikke kehas, aga lihtsalt see pakett ei hõlmanud seda ja ta lahkub teadmisega, et tal on ainult kolesterool kõrge. Ei, mul kõik maksanäitajad on korras ja samal õhtul läheb ja joob õlled sõpradega, sest ta tegi selle paketi ära, seal on kõik hästi, saab edasi jätkata. Nii et ütleme nii, terve inimese võib ka lähtuda sellest, et terveid inimesi ei ole. Ei ole vist, jah. Et on need aladiagnoositud või tervele inimesele mõeldud teenused peavad olema kuidagi seotud selle inimese looga, taustaga, elustiiliga. Keegi peab seda hästi tihedalt analüüsima. Mul on patsiente, kes käisid ja näiteks andsid vereproove mingi aja jooksul, aga need olid ühesugused paketid. Muid keegi ei osanud vaadata või ei tahtnud või kas patsient tellis neid ise. Ja muidugi mingi aja pärast kujunes tal välja üks raske haigus. Ma ei räägi sellest, et kui mina oleks seda teinud, siis ma oleks seda avastanud. Ei, lihtsalt kui ma oleks kuulanud seda meest paar aastat varem, võib-olla ma koos selle jõulukingitusega oleks soovitanud ta naisel kinkida talle veel ühe paketi, mis juurde, mis kontrolliks just seda. Või teist asja. Nii et naistele ja meestele on ka loomulikult paremini kasutada natuke erinevaid pakette, et sest näiteks referentsvahemikud on natuke erinevad ja riskid on veidi erinevad ja hormoonid ja kõik muud asjad ja ka vanuseliselt on ka erinevad probleemid. Aga inimest pigem, mina ise muidugi tahaks saada odavama hinna eest võimalikult palju. Kes ei tahaks. Ja siis see pakkuja pakubki sellist odavamat. Ei saa usaldada, ma saan aru. Aga keda ma usaldada saan siis? Kellelt ma üldse saan küsida, et kas ma küsin AI-t või? Ma oskan ka kogemust öelda, et ka AI ei ole garantii. Väga sageli paneb aga on parem kui need kliinikud või? Kombineeriks neid. Kombineeriks. Ei ütleks ka, et just nagu kliinikud või mingid kindlad arstid, lihtsalt see süsteem ei olegi mõeldud selleks, et inimesel lihtsalt, et interpreteeritakse, tõlgendatakse analüüse puhtalt numbrite põhjal. Väga harva, kui arst vaatab mingit eellugu või küsitleb, et te andsite analüüse, miks? Okei, kui patsient ütles nii sama andsin, seda ka ei ole võimalik.
ta andis mingil kindlal põhjusel või mitmel põhjusel. Taas võib olla see, no mingi ärevus, et öeldi, et kellelgi on see haigus, aga on võimalik, et tal ikkagi mingi, ma ei tea, 2,5 aastat kuskil midagi valutab või kipitab või ja. Nii et meie ülesanne mitte peatuda nendel testidel ja uurida edasi, sest see ei tohiks takistada õige diagnoosi jõudmiseni. Nagu, kui sa käid näiteks mõne eriarsti juures, kitsa eriala arsti juures, näiteks, ma ei tea, gastroenteroloogi juures, sulle tehakse kõhu ultraheli uuring, sulle tehakse mao-uuring, gastroskoop, sulle tehakse koloskoop ja öeldakse, ei, seedekuulglas ei ole ühtegi haigust. Ei ole. Mao-uuring uurib kuni peensoole lõpuni. Isegi mitte lõpuni, vabandust. Kuni see uurib ainult peensoole ülemist kolmandikku, ütleme nii. Koloskoop ja sooleuuring uurib ainult jämesoolt, aga meil jääb veel mitu meetrit peensoolt ja lisaks sellele kaameraga ei ole võimalik tuvastada ega ultraheliga funktsionaalseid muutusi. Ehk muutusi, kus seinas veel midagi ei kasva, aga kus on näiteks liikuvushäire või liikumishäire, motiilsushäire. Seisondeid. Mingid, pigem neid nimetatakse funktsionaalseteks probleemideks, et mingid mingid gaasid, puhitused ja kõik sellised asjad, kust need tulevad. Gastrokoloskoopial mingit põhjust ei leidud, gastriiti ei ole, põletikku ei ole, siis kõik sa oled terve. Ei ole. Meil on ka muid probleeme peale gastriit, peale põletike ja kasvajaid. Ja need on funktsionaalsed probleemid, mis on seotud närvidega, aga närve me kahjuks ei saa seal uurida nendel uuringutel. Täpselt sama asi on ka vereproovidega. Võib vaadata üht analüüsi näiteks, võib vaadata, näiteks naistel rauda, ferritiini vaadatakse rauade pood, ka profülaktiliselt. Avastatakse, et see ferritiin on madal, mõni arst hakkab uurima, miks see ferritiini ja raua tase on madal, aga mõni ei hakka uurima. Mõni kohe määrab sulle rauarohtu ja laseb koju. Aga põhjuseid võib olla päris palju kuni vähini välja, miks rauatase on madal. Nii et see on ikka väga selline trikki asi. Täiesti, võimatu orienteeruda ju. Võimatu, jah. Võimatu, sa ütled ka võimatu. Tulebki leida, ma ei tea, võiks olla keegi, kes peaks olema issand jumal ise. Ja, kes saaks maksimaalselt kasutada olemasolevaid võimalusi, et just neid proove kuidagi integreerida sinuga. Minuga, ütleme minuga. Ma olen siin sinu ees, et mis asja ma võiks minna andma, mis analüüs? Ja keskmine naine võikski anda näiteks üldvereanalüüs, et see hemogramm, kus vaadatakse leukotsüüte, eritrotsüüte, põletiku näitajad, näiteks C-reaktiivset valku. Ja see C-reaktiivne valk ideaalis võiks olla alla 1, mitte alla 5, nagu labor näitab. Siis võiks olla B12 ja folaadi näidud, B12 vitamiini ja folaadi näid ja B12 vitamiini tase võiks olla üle 350, kuigi labori alumine piir 150, aga ei tohiks nii alla minna. Ja siis ferritiin, näiteks raud või rauadepoo näid, et see peaks olema naistel 50-100 vahel. Väga paljudel naistel on see alla 50, aga öeldakse, et on hästi, ei ole hästi. Et selline meestel võib see ka olla ferritiin kuskil 100 juures, räägime naistest. Kusihape võiks ka olla, kui on kalduvust ülekaalule, menstruaaltsükli häiretele, insuliiniresistentsuse tunnustele, siis ikkagi maksaanalüüsid, alad, asad, GGT ja kusihape. Lisaks sellele 3 kuu keskmine veresuhkur, selline pikk veresuhkur, mida võetakse korraga, aga see peegeldab 2-3 kuu glükoosi, veresuhkurtased. Oota, kas see on nüüd kõik? Ei. Kas see on kõik või? Ei. Ühesõnaga, mul on juba pea nii sassis. Ütleks veel, lisaks võib olla veel paar hormoonid, võib olla testosterooni või kui menopausi eas või eelmenopausis naine võib olla ka taas follikule stimuleerivad hormooni, lüteiniseerivad hormooni, et vaadata, kas oled juba jõudnud sinna faasi, ei pea seda kõike tegema. Aga ütleme nii, sellises mingi aja tagant sul võiks olla mingisugune
mis see mingi aeg on, kui tihti? No 3-5 aastat, vähemalt niimoodi, et võib-olla isegi iga aasta ei pea, kui sa pead tervislikku eluviisi, kui sa enam-vähem magad välja, no või hästi magad, piisavalt magad. Tavaliselt ei maga inimesed kogu aeg hästi välja. Ja. Tavaliselt nad ei tee kogu aeg trenni. Ja siis sul ikkagi kasvavad kõik riskid. Kõik krooniliste haiguste riskid, insuliiniresistentsus, diabeet, kõrgenenud vererõhk, maksarasvastumise risk, kõrgvererõhk, need veresoonte lupjumise riskid, need kõik kasvavad. Ja ka neid ei ole, neid on võimalik nende vereproovide alusel tuvastada, aga taas vereproovida kõike lõpuni ei ole võimalik tuvastada. Meil on veel lisauuringud. Näiteks, kui sa annad mingid südamepaketti. Need olid kõik vereproovid praegu, mida sa vereproovid. Ja palju mind torgitakse, et need kõik... Ainult ühe korra. Ühe korra või? Jaa, aga lihtsalt võetakse 8 katsutit. Jaa. Näiteks kui me räägime südame-veresoonkonna haigust ja kui sa lähed ja tellid mingi südamepaketti või midagi sellist, võib-olla oleks mõistlik midagi juurde tellida, mida selles paketis ei ole, nii vereproovidest kui ka näiteks unearterite ultraheli uuringut teha vaadata, kas need on lupjunud või näiteks uriinianalüüsi või roojaproovi, naha uuringut, dermatoskoopiat ega kuskil seal nahavähki või sellist piiripealsed moodustist ei ole tekkinud. Tavaliselt soovitatakse peale suve lasta nahaarstil sünnimärgid üle vaadata. Võib-olla liigne soovitus. Liigne? Jaa, liigne. Et nagu iga suvi kohe kindlasti ei ole vaja. No ma ei ütleks, kui teile just eelnevalt on juba öeldud või kui te ise näete või keegi ütles teile tõesti, et mingi kahtlane sünnimärk, et tuleb lihtsalt olla hoolas või oma tervise suhtes natuke ettevaatlikum. Ja taas asi on hinnas. Et kui sa saad endale lubada. Mis see kõik maksab siis? No selline keskmine vereproov, kui näiteks seda, mida mina olen pakkunud praegu, see läheb maksma veidi alla 100 euro. Ega see ei ole suur raha, sa maksad sama palju. Jah, kui 3-5 aasta tagant siis jah. No ma ütleks isegi niimoodi, sa maksad palju, kui sa lähed juuksuri juurde. Maksan ludinal selle ära. Just. No mis on siis vahe? No juuksur, see paistab välja. Jaa. Ei, tegelikult ma tegin nalja. Jaa, et inimesed tõesti on nagu raske aru saada, et see vahe, sa alati leiad selle, kui sa haigestud raskesse haigusesse, siis sa leiad küll, või siis sa saad aru, mis on see vahe. Võt seni ei saagi aru. Just, siis sa saad aru, et iga päev, iga õues viibitud hetk, iga trenni minut, iga mediteerimise hetk, iga, ma ei tea, pereliikmetega suhtlemise hetk loeb. Seni, kuni sul seda haigust ei ole, sa üldse seda ei väärtusta, sa ei väärtusta neid asju, mis toovad sulle tervist. Ja aga siis sa arvad, et sa lähed ja annad vereproovi, see kindlustab sind, aga tegelikult sa võid anda vereproovi, aga see kasvaja võib sulle hakata kasvama järgmisel päeval, aga sa ootad veel aasta aega. Täpselt samamoodi muude sõeluuringutega. Ma just andsin selle hemogrammi siin mõni nädal tagasi, öeldi, et kõik on normi piires, kõik oligi normi piires. Ma lasin sellega AI-sse selle vastuse, et AI ütles ka, et normi piires. Ma rohkem ei oskagi midagi öelda. Selge. No selle hemogrammiga väga ei olegi peale hakata. Ütleme nii seda on liiga vähe, jah? Jaa, mingeid vihjeid võib saada erinevatele asjadele, aga mitte nagu sellist täisväärtuslikuks aluseks seda kasutada tervise hindamiseks, no pigem mitte. Aga mida ma siis ütlen, kui ma nüüd sinna astun seal kaubanduskeskuses sealt uksest sisse, mida ma siis täpselt tahan, et ma ei saa seda kõike üles loetleda, mida sa siin loetlesid? Mulle üldiselt mulle meeldivad neid paketid, mida nad pakuvad. Küsin paketti? Jaa, kas oma eale või kui mingi mure vastav, siis vastavalt sellele, seal juba enne vähem laboriarstid panid kokku neid kõige rohkem esinevaid asju. Aga lihtsalt selle tõlgendamisega kahjuks väga, väga sageli juhtub niimoodi, et öeldakse, et on korras, tegelikult ei ole ju korras. On referentsvahemikes, aga need referentsvahemikud on niivõrd laiad, näiteks ferritiini referentsvahemik on 10 naistel
270-ni. Kas 11 on ju ka okei ja 269 on ka norm. Aga tegelikult uuringud näitavad, et naine tunneb ennast kõige paremini ja tal on kõige väiksem igasuguste haiguste tekkimise riski siis, kui ta ferritiinitas on 50 ja 100 vahel. Miks meid seda ei pakuta? Sest siis see kohe kasvab haigete inimeste arv, ütleme nii. Ja ma muutun ärevaks ka ju, just, ma ütlen sulle ausalt öelda. Seda ei pea ka ette kandma kui haigust. See on märk millestki. Me uurime, vaatame su elustiili ja sageli ei ole sealt midagi erilist. Aga lihtsalt see on see, mida inimene tahab. Ta tahab, et keegi jagaks sellist nagu huvi tema tervise suhtes. Aga sellist teenust väga ei pakuta. No ta arvab, et ta tuleb sinna paketi. Tehke mulle kõik analüüsid ära, siis ma tean, kas ma olen terve või mitte, seda tahavad. Ja. Oleks hea, kui sul oleks keegi teejuht või mingisugune coach või keegi, kes oleks oletatavasti, et see võikski olla perearst, aga lihtsalt see ei ole võimalik, et perearst on haigete inimeste raviks, et meil puudub see mitte haigete inimeste ravimise süsteem. See ennetav meditsiin. Ja, nii et see ilmselt ei hakka enam olema arst, võib olla õde, võib olla muu mingi assistent, kes hakkab inimestele tervise alast infot jagama. No ja siis ei piisa ju sellest, et keegi soovitab mulle mingit paketti. Keegi peab siis korralikult mulle need lahti seletama, need andmed ja kui seal on midagi, kindlasti ma viskan selle ka AI-sse, vaatan, mis tema arvab on ju ja ma ei tea, mis kõik tulemused sealt siis tulevad lõpuks kokku, et mis edasi saab, kui midagi on kõvasti normist väljas näiteks. Kui kõvasti normist väljas, aga kui on piiripealne, siis tuleb mingit plaani panna, et millal sa annad järgmised proovid või täiendavad proovid. Kas sa pead võtma mingid ravimeid või käsimüügiravimeid, toidulisandid näiteks. Et keegi tõesti võiks olla, aga meil ei ole seda teenust. Et igaüks otsib ja praegu näiteks toitumisnõustajad üritavad seda või on vist toitumisnõustajad. Ja neid tuleb ka sul endal kuskilt leida mõni toitumist ja kui hea ta on, seda ma ju ka ei tea, et mis nõuda mul annab adekvaatselt või mitte. Ja, et see elustiili meditsiin võikski olla siin lahendus, elustiili meditsiini või ennetava meditsiini spetsialistide väljakolitamine. See võiks olla see üks lahendus, sest see praegune süsteem ei ole suunatud on suunatud haiguste ravimisele, ei ole suunatud ennetamisele ega inimeste konsulteerimisele, kui inimestel ei ole probleeme ega haigusi. See ongi peamine mure. Aga sul võikski olla võitel kuskil siin, teie majas näiteks võikski olla mingi ennetava meditsiinikeskus, kus ongi inimest ära jaotatud, teil on analüüsidest mingeid probleeme ja teiega tegeleb see spetsialist. Teil ei ole aga mingi kahtlane, siis te olete kuskil keskel ja veel kolmas grupp, kus üldse ei ole, kõik analüüsid on korras ja teiega ongi väga kerge olla. Teile antakse lihtsalt profülaktilisi soovitusi ja te käite mitte poole aasta tagant verd andma, aga näiteks, ma ei tea, kord 3 aasta tagant. Ja teil on keegi kogu aeg hoiab kätt pulssil ja et lihtsalt teil endal on ka süda rahul selle juures. Aga kas reaalselt on sellist kohta olemas praegu Eestis? Kas, kui sinu kliinikusse tulla? Mina olen üksi, selles mõttes mul ei ole praegu mingi tugipersonali, kes seda teeks, aga loomulikult mina teen sellega. Ja on ka kindlasti veel üksikuid spetsialiste, funktsionaalmeditsiini arste, kes meil siin tegutsevad ja võib-olla longevity ennetava meditsiini arste, aga see muidugi sõltub arsti kvalifikatsioonist, kogemustest, et kui palju ta oskab neid asju seostada ja siduda. Aga aitäh sulle, ma sain aru, et see asi on veel keerulisem, kui ma üldse arvasin. Et tegelikult tervis on ikkagi enda kätes niivõrd kuivõrd, kuhu täpselt minna, ikkagi AI on ainus kindel tugi minu jaoks. Ja, praegu ma ütleks ka sama. Sa ütleks ka sama, jah. Ma olen kuulnud arste, kes ütlevad, et ärge sealt AI käest midagi küsida, et saate vale nõu.
ei tea. Ma oleks skeptiline võib-olla 2 ai käest, 2 erineva ai käest üle küsida ja siis mingit keskmist osa veel arstiga arutada. Et, selline kombinatsioon, jah. Kombineerime siis. Ja, aga ma pigem soovitaks olla oma tervisega proaktiivne, pigem hoolitseda oma, pigem panna kõrvale, ma ei tea, 30 € kuus ja siis aasta lõpus teha endale üks väike kingitus, teha mingid teatud uuringud, mingid vereanalüüsid, uriini, roojaproov, võib-olla mingi ultraheli, kilpnäärme, kõhukoopa. Et lihtsalt, et kui sa tunned seda sellist sisemist ärevust, et see ajutiselt võtab seda ärevust maha. Ja muidugi tuleb ka psühholoogilise poolega tegeleda ja oma uitnärvi ergutada. Kas lihtsam on üldse mitte mõelda ja siis ei ole seda ärevust ja... jah, seda küll. Aga ja siis on päris halb olukord, kui haigus on, jah. Ja. Nii et kinni saba lahti ja hakkame seda probleemi ei lahenda. Aga suur tänu sulle, Sergei, tulemast ja teie kuulajad, kuulake veel meie lühikest meditatsiooni siia lõppu. Kui kellaaeg on juba hiline, siis tee läbi väike uinumise rännak, et saaksid rahulikult lõõgastavasse unne vajuda ja välja puhata. Leia endale mugav asend. Sa ei pea midagi muutma. Sa ei pea midagi saavutama. Sule silmad. Märka pimedust oma silmalaugude taga. Hinga aeglaselt sisse. Hinga veel aeglasemalt välja. Iga välja hingamisega lase kehal veidi raskemaks muutuda. Sa ei pea täna enam midagi jälgima. Ei numbreid, ei mõtteid. Kui mõtted tulevad, siis lase neil olla nagu pilvedel taevas. Nad võivad tulla ja nad võivad minna. Sa ei pea nendega kaasa minema. Too tähelepanu oma jalgadele. Luba lõdvestuda varvastel, taldadel, pahkluudel, säärtel, põlvedel, reitel, puusadel. Nad kannavad sind iga päev. Kui seal on pinget, luba neil puhata. Hinga sisse ja välja. Kujutle, kuidas raskus valgub vaikselt alla, läbi keha maasse. Sinu kõht ja alaselg. Hinga sellesse piirkonda pehmust. Välja hingates lase lahti kõigest, mida sa täna enam ei pea lahendama. Sinu keha teab, kuidas taastuda. Ka ilma sinu sekkumiseta. Rindkere ja süda. Lase hingamisel olla loomulik. Sa ei pea seda juhtima. Iga südamelöök toetab sind. Õlad. Lase neil vajuda alla. Luba kätel puhata. Täna ei ole neil enam midagi hoida. Kael ja kukal. See piirkond võib olla eriti väsinud. Luba soojusel sinna levida.
lõualuud. Lase hamastel veidi lahkneda. Ka keel võib puhata. Põsed, silmade ümbrus, kulmude vahe. Iga pisike lihas näos võib nüüd lõdvestuda. Sinu mõtedki võivad vaikselt taanduda, nagu päevavalgus, mis õhtul hämardub. Kui mõni mõte veel esile kerkib, ütle endale. Ma tegelen sellega homme. Ja lase sel minna. Lase kehal teha seda, mida ta oskab kõige paremini. Magada, puhata, taastuda.